Laupäeva hommik, lähen turule, meil on üle 3 kuu esimene kord turg ja lähen vaatan, kuidas see turg on, sellepärast et siin on meil väga täpselt paika pandud, mis suunas leti ees võib kõndida ja kus seisma peab, nii et lähen uurin lähemalt. Panin siis ka maski ette, et mu silmakortsud hästi välja paistaks ja lähen vaatan turgu, et olen siia platsi äärde kohale jõudnud, et turg toodi meil peatänavalt ära, et toodi siia Marks & Spenceri juurde platsi peale. Näitan siis, kuidas turg käib. Siin on juhised, nagu iga posti peal meil on. Ja siin on siis meil valvurid ka, et me pahandust ei teeks. See vahepealne ala siin on siis mõeldud toodete vaatamiseks ja järjekord on siis toodud nii kaugele letist, et tundub, et enne kui nad korralikult järjekorras seisvad, kaubani jõuavad, on vaatajad selle juba ära ostnud. Ja muru peale on siis tehtud mõne märgised, samuti on siin muru peale maha pandud liikumissuundadega nooled, kust pidi tohib liikuda. Siin on seakorter, kuna ma olen koroonaga nii paksuks läinud, siis ma endale seakamarat lubada ei saa. Näitan, ostsin kitsepraadi, pole seda väga ammu näinud kanaaridel viimati äkki. Ja siis ostsin veisepraaditki ka, sest et meile tuleb täna tšei ema külla. Et veise sööme täna ära, kitse tema ilmselt ei taha. Ja siin on mu kollane vegan, mis iganes silikonmaterjalist vihma ja muda kindel vodka ja poes käimise kotti. Vot nii me elame. Lähen ostan nüüd tagasi jalutamiseks tee peale ühe kohvi ka endale ja vaatan, et ma saan tšeile ühe piruka ka, seda inglise siis. Rahvas vaikselt koguneb, ilm läheb ilusamaks. Meil on siin sadanud 1,5 nädalat jutti niimoodi, et vahepeal on olnud ma ütleks, et 1,5 vihmavaba päeva kokku. Et täna hommikul oli ka hall ja märg, aga nüüd on läinud kuivemaks ja selgemaks. Ja rahvast kohe tuleb juurde ka. Ja huvitav on see, et tuleb juurde just maskideta rahvast. Et ilmselt arvestades seda hõredust siin need, kes ikkagi väga kardavad, on täna pigem loobunud siia tulemast. Ma loodan, et paistab, aga mul siin on maja sein on täis roose ja siin lõhnab sellel kitsal tänaval siin. Lõhnab absoluutselt imeliselt. Siin on muide reegel, et võib igast kohast üle tee minna, võib punase tulega ka. Auto alla jääda ei tohi. Või tavalise sõidutee peal on siin see, et olge mõistlikud nagu mõlemad pooled on ju. Et võivad jalakäijad ületada sealt, kus tahavad. Tavaliselt selleks kellaajaks laupäeval on siin juba rahvast nagu murdu. Täna veel ei ole, ma arvan, et see hommikune vihm lükkas kõikidel paar tundi edasi päevaplaanid, mis mulle väga muidugi sobib. Jaamad on siis toodud nüüd õuest ära sisse siia uste vahele, mis on väga ebamugav, kui on rahvast palju. Aga kui ei ole, siis on väga mugav jälle. Vihmaga igastast parem. Nii, mina vaatan, kas saab juurik ikka posti.